Siit need tänase mängukangelased lõpuks sammuvad ka väljakule. Kohe tullakse mingi ründava kombinatsiooniga peale. Avavile on kõlanud ja paneb Linfield palli mängu, suudab tagasi väravahile ja tõesti kohe pikem pall ettepoole ära. Näha sealt kaugemalt vasakult äärelt proovib teisest lainest appi tõusa, aga esimese laine söötudega nüüd Baptista kastis võimalus palju võita. Päris palju mehi seal muidugi ümberringi ka kohe, aga pall püsib seal vastase karistusele joone juures. Kas sealt saab lööki ka? Tuleb lööki ja läheb sealt natukene mööda. Ja tõusevad siit Kalju poole peale. Fitzpatrick on nüüd palliga kastis ja saab lööki ka ja Bergilt esimene korralikum tõrje seal. Pall nüüd tagasi uuesti Millerile. Ja Zenderdab keerutab hästi ja Bergi jaoks keeruline pall peab rusikatega. Mägi korralikud sammud ja korralik pall ka ja päris sinna penaltipunkti peale vaatad peaaegu välja lendas. Berk rusikatega vahel natuke eksib ja värav on nüüd praegu tühi. Tuleb pall kasti ja jõuab Berk ka tagasi ja nüüd on mehi seal liiga palju, aga ei suuna seda palli ka. Paar meest seal värava all ja osa hakkavad sinna nüüd värava alla jooksma. Tuleb tagumist tsooni ja pall on võrgus ja Rocco Vukusic. Ja suurepärane algus tõesti teisele poole ajal. Me pole 100 sekunditki mänginud. Musoliitin ise teenis selle nurgalöögi ja hästi välja mängitud kombinatsioon. Vukusic tagapostist täiesti üksi ja mõnuga rammib selle palli seal värava võrku ja Linfieldile korralik külm duš siin riietusruumist välja tulles. Esimesel poolel pandud peallöögi arvuks või peallöökide saldoks 3-2 Kaljule ja siit tekib Linfieldi ootamatut võimalus ja meie õnneks lendab see pall. Ülesehituses seal ka Musoliitin on väga aktiivselt teisel poolel peale tulnud. Nüüd Fitzpatrick. Lööb päris teravalt värava peale ja Berk peab sealt tõrjuma. Tõuseb aga Linfield. Ampeduu proovib sinna vastu astuda ja nüüd ääretsoonist pall kasti ja täpselt Bergile kinnaste vahele. Küsib Kalju sealt palli natuke nagu välja, aga ei suuda Sono lõpuni panna. Uued sendertuse koht nüüd madalalt, jällegi on mehed olemas seal. Teisest lainest lööki ja suurepärane blokeering. Kas selle lüüa läksid võib-olla palju, aga ei, Musoliitin ikkagi lööb ja lööb väga hästi, natukene küll üle Sonole. Võidab ka palli Kalju endale tagasi. Orlov küsib hästi terav nurgalt, teeb veel konksu ka, kas saab siit löögile minna, läheb ja liiga keskele. Kui jalad tald oleks krampi läinud, aga vaja siin nüüd kaitses hakkama saada, Linfield tuleb. Tuleb päris korralik löök ka, aga täpselt värava selles mõttes küsimustki. Aga lihtsalt jah, natuke õnnetu nende suhtes. Siit aga minema see Sono ja lööb peale ka, keerab see pall küll lõpuks selgelt üle värava. Siin ikka kõlab praegu väga-väga hästi. Päris värava peale see pall korraks on jällegi lahtine, aga õnneks... Väga huvitav, see oli see kaudimees, ma mõtlen, astub väljaku peale, enne kui ta selle palli viskab sinna väljakule uuesti tahaposti ootlikult ja saab Berk selle löögi kindlalt kätte. Olukordi niimoodi ei jälgi, aga ootamatult Kalju rünnakule jõudnud ja Sono otsib veel söötu üles ja Orlov läheb paigutama ja paneb selle palli latti ja täiesti ootamatust kohast, aga väga hästi kruttis. Pall kasti esimesed tsooni ja Vašuk, muidugi Vašuk lööb selle palli minema ja kõik. Kalju võtab siit mängust 1-0 võidu. Linfield saab alistatud tänu suurepärasele